Ukraina massiivsed löögid Venemaa sisese logistika vastu lähendavad rahuläbirääkimisi. USA riigisekretär Marco Rubio sidus esmakordselt avalikult Ukraina löögid sügavale Venemaale rahuläbirääkimiste lähenemisega pärast Trumpi ja Zelenski läbirääkimisi. Marco Rubio teatas, et USA administratsioon kavatseb lähinädalal uurida uut võimalust rahuläbirääkimiste taasalustamiseks Venemaa ja Ukraina vahel. Aga Zelenski kinnitab, et Ukraina relvajõudude ülesanne on panna Vladimir Putin juba enne talve läbirääkimiste laua taha. Ja kohe pärast seda andis Ukraina viimase ööpäeva jooksul ühe viimaste nädalate suurimaid lööke. Sihtmärgiks olid naftatehased Saratovis ja Ufas, Wildberrysi ladudele Samara oblastis ja ülikoolile Belgorodis, kus töötati välja ja loodi droone. Selles saates analüüsime üksikasjalikult. Mida ütles Marco Rubio, mis toimus, nagu öeldakse, kohapeal, rindel, sealhulgas sügaval Venemaal ja kuidas see meid kõiki rahule lähemale viib või ei vii? Üldiselt arutame seda koos. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige seda YouTube'i kanalit. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis USA riigisekretäri Marco Rubio avaldusest ja edasi tema tsitaat. Järgmiste nädalate jooksul vaatame, kas suudame pooltevahelised läbirääkimised taastada ja sellele sõjale lõppu teha. Seejärel tõi ta välja ka selle protsessi peamise raskuse. Tsitaat. Me mõistame ka, et mõlemal poolel on üsna selged punased jooned ja seni, kuni me ei suuda neid punaseid jooni veidi lähendada, ei saavuta me soovitud tulemust. Ja siin on oluline märkida, et see Marco Rubio avaldus sobitub Donald Trumpi administratsiooni üldise joonega, mitte ei kõla kuidagi eraldiseisvana. Alles hiljuti, 31. juulil, ütles Trump ise, et nii Venemaa kui ka Ukraina peavad selle konflikti lahendamiseks tegema järeleandmisi. Aga varem on nii Trump kui ka Marco Rubio öelnud, et Ukraina rünnakuid Venemaa territooriumi sügavusse käsitlevad Ameerika Ühendriigid kui eskalatsiooni, mille eesmärk on läbirääkimistele lähemale jõuda. Ja tundub, see on saanud uueks strateegiaks sundida Moskvat dialoogile. Tuletan meelde, et vaid 4 päeva tagasi sai teatavaks, et just Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa andsid Ukrainale luureandmeid, mis aitasid Kiievil koostada Venemaa õhutõrjevahendite paiknemise kaardi. Et droonid saaksid neid mööda hiilida rünnakute ajal naftatöötlemistehastele ja Wildberrysi ladudele. Sellest kirjutab Financial Times. Lisaks võimaldasid USA ja Prantsusmaa luureandmed Ukraina relvajõududel parandada sihtmärkide valikut, aidates mõista, kuhu täpselt lööke anda. Ukraina sõjaväeplaneerijad, droonioperaatorid ja energeetikaspetsialistid rääkisid, et löökide eesmärk ei ole enam lihtsalt põhjustada tulekahjusid naftatöötlemistehastes või hävitada reservmahuteid, vaid selles, et viia ettevõtte võimalikult pikaks ajaks rivist välja. Spetsialistid nõustavad droonipiloote, kuhu täpselt naftatöötlemistehasest tuleb rünnata, et tekitada maksimaalset kahju. Aga selleks on kõigepealt vaja saada ülidetailseid luureandmeid, mille Ukraina sai USA-lt ja Prantsusmaalt. Lisaks hakkasid Ukraina relvajõud korduvaid lööke andma samale kriitiliselt tähtsale seadmele enne, kui remonditööd olid lõpetatud. See on see, millest me teiega rääkisime. Mõte on selles, et see tehas täielikult purustada, et seda kuude kaupa üritataks taastada. Ja siin on oluline märkida, et Ukraina on juba üle 6 aja pidanud seda kampaaniat, mille eesmärk on sundida läbirääkimistele. Kuigi Ameerika Ühendriikides räägitakse diplomaatilistest lahendustest, ei vähene sõjaline surve Venemaale, vaid hoopis suureneb. 2. augusti öösel ründasid Ukraina droonid korraga mitut strateegilist objekti Venemaa sees. Esiteks, naftatöötlemistehas Saratovis. Teiseks, samasugune naftatöötlemistehas Bashneft Ufa, Neftihim Ufas. Seejuures on see juba teine rünnak sellele ettevõttele 2 ööpäeva jooksul. See ongi see, millest me natuke varem rääkisime, ehk siis korduvad löögid, et see täielikult hävitada. Kolmandaks, see on suur logistiline keskus Wildberrys Novosemeiki asulas Samara oblastis. Selle pindala on peaaegu
180 000 ruutmeetrit. See on muide üks peamisi sõlmpunkte, mis ühendab Venemaa, Euroopa ja Aasia osa. Samuti sattus löögi alla Engelsi sõjaväe lennuväli, kus baseeruvad strateegilised pommitajad Tu-95 MS ja Tu-160. Я Людиновская нафтобаз, Калуга обласtis. Samuti tabasid Ukraina sõdurid täpselt Brjanski piirkonnas kohta, kus hoiti, valmistati ette ja lasti välja ründedroone. Venemaa kaitseministeerium teatas, et öö jooksul peeti kinni ja hävitati 635 Ukraina drooni. 635. Tuletan veel kord meelde, et juba 4 kuud järjest laseb Ukraina igal ööl Venemaa pihta rohkem droone kui Venemaa Ukraina pihta. Tahaks kohe küsida, venelased, kas kõik läheb ikka plaani järgi? Vladimir Putin ju ütles teile, et kõik on plaani järgi. Või tuletada teile meelde seda fraasi, kuidas Putin ütles, et me pole veel tõsiselt midagi alustanud. Kas nüüd siis juba alustasite või pole ikka veel alustanud? Juba. 3. augusti ööl uus löök Belgorodi riikliku Šuhhovi nimelise tehnoloogia ülikooli pihta. Rünnati just selle ülikooli hoonet, kus töötati välja ja testiti droone. Muide, hoone põles täielikult maha. Ülikool ise projekteeris droonide automatiseeritud juhtimissüsteemi. See põhines Milandri mikroprotsessoril. Kuigi ametlikult väitis ülikool, et arendus on mõeldud tsiviilkasutuseks, elektriliinide ja soojustrasside jälgimiseks. Ja siin on üks kõlekas detail. Samal suvel kuulutas ülikool välja kooliõpilaste vastuvõtu droonide arendamise kursustele. Ja siis hakkab Vladimir Putin rääkima Vene metsastele sellest, kuidas Ukraina ründab vaeseid tudengeid, kes toodavad relvi Ukrainasse tapmiseks. See on teile vihje veel ühele huvitavale ülikoolile, mida sel suvel rünnati. Samal ööl rünnati veel üht Vilberisi ladu Vladimiri oblastis, üks suurimaid Venemaal, mis pärast rünnakut ja tulekahju lõpetas täielikult oma töö. Muide, kampaania ulatus Vilberisi logistika vastu on juba muljetavaldav. Juulikuu jooksul kaotas ettevõtte üle 20 lao Ukraina rünnakute tõttu. Tuletan meelde, et see kampaania algas 18. juulil, ehk siis tegelikult 2 nädalaga üle 20 lao vähem. Ja veelgi enam, Venemaa suuruselt teine turuplats Osoon valmistub juba samasuguseks stsenaariumiks. Asi on selles, et ettevõte hakkas viima väärtuslikke kaupu oma 47 logistikakompleksist ja enam kui 170 sorteerimiskeskusest tellimuste väljastuspunktidesse. See tähendab, et need on väikesed, mitte veel väiksemad. Ja sinna viiakse võimalikult palju väärtuslikku kaupa. See tähendab, et nad saavad aru, et järgmised on nemad. Samal ajal pole ükski Osooni objekt seni kannatada saanud, kuid ettevõtte aktsiad on juba reageerinud. Juba. 20. juulil langesid need 14%, madalaimale tasemele alates 2024. aasta detsembrist. Suur jaemüügikett nimega Krasnaje i Belõje, selline on Venemaal olemas, on samal ajal kehtestanud lisalepingu, mis vabastab neid vastutusest droonirünnakute korral hävinenud kauba eest. Ma toon selle näiteks selleks, et põhimõtteliselt on Venemaal kõik nii, et need jaemüügiketid on juba oma pakkumistesse lisanud punkti, et kui rakett või droon tabab, siis meie ei vastuta millegi eest. Kui teie kaup hävib, siis see pole meie probleem. No, minge Vladimiri Putini juurde ja küsige temalt, mis toimub. Tänase päeva üks eriline ja kõrekas uudis puudutab taas mobilisatsiooni Venemaal. Wall Street Journal teatab, et Vene võimud kaaluvad siiski uut mobilisatsiooni võimalust. Pärast septembris toimuvaid riigiduuma valimisi siin viidatakse juba Ameerika luure andmetele. Septembrikuiste riigiduuma valimiste järel. Siin viidatakse juba andmetele selle kohta, et ajalehe andmetel on põhjuseks lepinguliste sõdurite arvu vähenemine, mis takistab Vladimir Putini plaane kogu Donbassi valutamiseks. Muide, hiljuti tunnistas isegi Dmitri Medvedjev, et lepinguliste sõdurite voog on tõesti kokku kukkunud. Mida sellest kõigest järeldada? Hinnakem olukorda siiski kainelt. Marko Rubio avaldus ei ole konkreetse rahuplaani lubadus, vaid vaoshoitud sõnastuskavatsusest vaadata võimalust läbirääkimiste taasalustamiseks lähinädalate jooksul. Selge arusaamaga, et osapoolte seisukohad on praegu veel üksteisest kaugel. Aga ta andis ka mõista, et USA kiidab heaks rünnakut sügavale Venemaale, kuna see on strateegia rahule sundimiseks.
ajutiselt jätkab Ukraina Venemaa naftatöötlemise ja logistika ründamist samas tempos nagu enne Marco Rubio avaldusi. See tähendab, et olukord sellest ei muutu. Võimalikud stsenaariumid edasi. Mis saab edasi? Esimene stsenaarium on see, et lähinädalal toimub tõepoolest mingi kontakt poolte vahel. Võib-olla toimub see Donald Trumpi erisaadikute välja kuulutatud visiidi kaudu Ukrainasse ja Venemaale. Tuletan meelde, et Steven Witkoff ja Jared Kushner peaksid lähinädalal saabuma Kiievisse ja seejärel Moskvasse. On ilmne, et siin tehakse katse mingisugusteks läbirääkimisteks, arvestades, et 28. juulil arutasid Trump ja Zelenski samuti seda teemat. Teise stsenaariumi kohaselt kasvab Ukraina rünnakute intensiivsus Venemaa logistika ja naftatöötlemise vastu sõltumata diplomaatia tempost, kuna see on ainus survevahend, mis Ukrainal praegu reaalselt olemas on. Kolmas stsenaarium, kui ajaleht Wall Street Journalil on õigus mobilisatsiooni osas pärast septembri valimisi, võib see saada Venemaa poolt vastu eskaleerimise teguriks just sel hetkel, kui diplomaatiline protsess alles hakkab kujunema. Ja ilmselgelt on see Venemaa poolt samuti läbimõeldud samm, ehk nad püüavad sel viisil kohe olukorda järsult eskaleerida, et läbirääkimistel võimalikult suuri järeleandmisi välja pressida. Kokkuvõte. Marco Rubio teatas, et USA administratsioon kavatseb lähinädalal uurida võimalust Venemaa ja Ukraina vaheliste läbirääkimiste taastamiseks. Ta tunnistas samas, et poolte seisukohti lahutavad üsna selged punased jooned. Samal päeval ründas Ukraina 2 Venemaa naftatöötlemistehast ja suurt logistikakeskust Wildberries. Strateegilist lennuvälja ja ülikooli, mis töötas välja droone, näidates, et sõjalise survekampaania metsikute pesemata venelaste vastu. See ei peatu mitte ühekski päevaks, kuni diplomaatiline protsess eksisteerib, kuigi praegu veel ainult kavatsuste tasandil. Üldiselt tuleb praegu teha kõik, absoluutselt kõik selleks, et selle sõja hind metsikute venelaste jaoks muutuks nii kõrgeks, et neil oleks odavam see sõda lõpetada. Just selles seisnebki praegune Ukraina strateegia. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!